tere! Täna räägime ka rahutustest. Eelmine kord rääkisime Prantsusmaast. Seekord räägime Inglismaast. Ühesõnaga, üks asi, mida tänapäeva lääne ühiskondades armastatakse väga rõhutada, on see, et kõik inimesed on seaduse eest võrdsed. Kõlab hästi, väga hästi. Peaaegu nii hästi, et võiks selle kirjutada mõnele ministeeriumi kodulehele, panna juurde pildi naeratavatest inimestest ja kuulutada probleem lahendatud. Aga päris elus on natuke teistmoodi kõik. Sest mõnikord ei ole küsimus ainult selles, mida seadus ütleb, küsimus on selles, kuidas seadust rakendatakse. Keda usutakse esimesena, kelle sõnu võetakse tõsiselt, kelle puhul kardetakse avalikku skandaali ja kelle puhul eeldatakse vaikimisi, et kui midagi läks valesti, siis küllap ta ise ongi ikka kuidagi süüdi. Viimastel päevadel on sotsiaalmeedias tähelepanu saanud üks väga häiriv juhtum Londonis. Tegemist oli mehega, näete pildi peal, kes on siis sellest sikh usulahust või mis iganes nad on, kes iganes nad on, ma ei ole kindel päris. Aga ühesõnaga mehega, kes siis kandis kaasas religioosset, tseremoniaalset nuga ja nii-öelda pussitas sellega noort meest. Pärast seda helistas ta politseisse ja esitas enda versiooni, et tema olevat olnud rünnaku ohver. Tegemist olevat olnud nii-öelda rassistliku intsidendiga ja teine mees olevat eemaldunud tema turbani. Politsei saambus sündmuskohale ja siin see lugu muutubki ebameeldivaks. Sest politsei jõudis kohale ja võttis nii-öelda inimese poole, kes siis tegi selle hädakõne. Sest üldjuhul politsei reageerib ja on rohkem positiivsemalt meelestatud selle inimese suhtes, kes helistab politseisse. Sest eeldatakse, et kurjategija ei hakka politseisse helistama. Aga jah, ühesõnaga arreteeriti see noormees, keda siis pussitati ning antud noormees siis ütles politseile, et ta ei saa hingata, et ta on vigastatud ja et ta veritseb. Politsei ei uskunud teda ning pussitatud noormees suri hiljem. Ja hiljem on siis meile, nüüd juba siis on avalikkuse ette jõudnud ka osa sellest politsei bodycam kehakaamerast nii-öelda salvestusest, mitte kogu materjal, aga osa. Ja siin tekib täiesti õigustatud küsimus, et kui kehakaamerate mõte oli siis politsei tegevust läbipaistvamaks muuta, siis miks just niisuguse juhtumi puhul ei näidata kogu pilti? Sisuliselt jah, et valitsusele see eriti ei meeldinud, kui inimesed nägid seda kehakaamerat, läksid nad tänavatele protestima. Aga jah. See ei ole ainult üks kriminaalne lugu. See on lugu sellest, kuidas institutsioonid teevad otsuseid surve, hirmu, avaliku narratiivi ja poliitiliste riskide keskel. Alustame kõige lihtsamast. Kui politsei jõuab sündmuskohale, siis on väga selgelt usaldatakse esimesena inimest, kes politsei kutsus. See ei ole nii ainult Londoni või Suurbritannia eripära, see on üsna niisugune universaalne inimlik reaktsioon.
kui keegi helistab politseisse, siis tekib loomulik eeldus, et ta tahab abi, mitte et ta ei ürita enda süüd peita. Muidugi võib see eeldus olla vale, aga politseinikul on sündmuskohal vähe aega, vähe infot ja suure surve puhul nagu kiiresti peab ta otsustama. Esimene versioon sündmusest kipub sageli kogu nagu looraamistiku paika panema. Sama loogikat näeme ka poliitikas ja meedias, kes jõuab esimesena narratiivi kujundada. See seab paika küsimused, sõnavara ja moraalse positsiooni. Hiljem on teistel juba palju raskem seda ümber lükata. Selle juhtumi puhul oli esialgne raamistik väidetavalt järgmine. Üks inimene helistas politseisse ja ütles, et teda rünnati rassistlikult. Sellises ühiskondlikus õhkkonnas, nagu seda on Suurbritannia, on see väga tugev süüdistus. Mitte lihtsalt nagu kirjeldus, kuriteokirjeldus, vaid signaal, mis käivitab terve rea institutsionaalseid reflekse. Ja siin jõuame loo keskse probleemini. Politsei ei tegutse vaakumis. Politseinikud on ka inimesed. Ja. Nad elavad samas ühiskonnas nagu kõik teised. Nad näevad, millised teemad tekitavad meediatormi. Nad näevad, kelle ümber tekib kiiresti aktivistlik, poliitiline ja ajakirjanduslik surve. Nad teavad, millise otsuse puhul võib järgmisel päeval tulla süüdistus rassismi, diskrimineerimise või kultuurilise tundetuse osas. See ei tähenda, et politseiniku vale otsus oleks õigustatud. Ei ole. Aga kui tahame aru saada, miks sellised otsused tekivad, siis ainult moraalne nördimus ei aita. Või siis moraalselt kogu seda asja vaadata. Sellest ei piisa. Tuleb vaadata stiimuleid. Kui süsteem premeerib ühes suunas ettevaatlikkust ja karistab teises suunas eksimist, hakkavad inimesed käituma vastavalt. Ka siis, kui tulemus on ebaõiglane. Ka siis, kui kannatab inimene, kellel puudub tugev poliitiline või siis meediakaitse. Et kui võrrelda seda selle ameeriklase George Floydi juhtumiga, seal muutus see fraas, et ma ei saa hingata globaalseks sündmuseks, sümboliks. Seda näidati meedias, sellest räägiti poliitikas, selle ümber kasvasid protestid ja liikumist, sõnumit võimendati kõikjal. Selle Londoni juhtumi puhul on nagu pilt teistsugune. Et antud juhul süsteemil, valitsusriigil, ei ole erilist huvi seda nagu lugu suureks puhul. Vastupidi, siin on väga palju erinevaid ebamugavaid detaile, mille kohta nad ei soovi kommenteerida. Näiteks, et neil on religioosne erand relvaseaduses, politsei otsustusprotsess, seaduslikud topeltstandardid. Sealt tuleb ka see two-tier care, et on täheldatud, et kõikidele ühiskonna liikmetele ei rakendu seadused ühtemoodi. Seesama religioosne erand sisuliselt Inglismaal Londonis on ära keelatud igasugused noad. Nad on nii haigeks oma selle seaduse keeranud, et sisuliselt nad keelasid ka kuidas nad kartulikooria või mis iganes nad on. Ja igasugused väiksed makettnoad ja muud siuksed asjad. Aga nad on täiesti seaduslikult lubanud erandi, religioosse erandi, kus teatud inimesed võivad kanda tääke, tseremoniaalseid tääke, aga sellegipoolest tääke.
aga jah, kui üks lugu sobib valitsevasse narratiivi, saab sellest nii-öelda teha moraalse mingisuguse loo. kui teine lugu seda narratiivi segab, muutub see kiiresti keeruliseks juhtumiks, mille puhul palutakse oodata uurimist, vältida järeldusi ja mitte teemat politiseerida. Paberil on see muidugi kõik vastutustundlik. Päriselus tähendab see lihtsalt seda, et ebamugav lugu pannakse vaikselt riiulisse. Ja nagu ma ütlesin, teine olulist on religioossete erandite küsimus. Londonit ja Suurbritanniat on kirjeldatud ühiskonnaga, kus relvade ja teraristade kandmist piiratakse väga tugevalt. Üldine põhimõte on selge, avalikus ruumis ei peaks inimestel olema kaasas ohtlikke terroriste. Aga tulevad erandid. Kui nuga on seotud religioosse traditsiooniga, muutub arutelu kohe teistsuguseks. Järsku ei räägita enam ainult avalikust turvalisusest, vaid kultuurilisest austusest, usuvabadusest ja vähemuste õigusest. Ja siin tekib ebamugav küsimus. Kas seadus on kõigile sama või ei ole? Kui tavalise inimesele öeldakse, et isegi teatud süütuna näiv eseme kaasas kandmine võib olla probleemne laskunuga, aga religioosse põhjendusega tag on lubatud, siis tekib paratamatult tunne, et ühiskond ei rakenda enam ühtset reeglit. Ta rakendab poliitiliselt tundlikke erandeid. See ei tähenda, et iga usuline tava oleks see probleem. Küsimus ei ole selles, et mõni kogukond tuleks tervikuna süüdi mõista. Küsimus on palju põhimõtteliselt. Kuidas saab riik korraga öelda, et turvalisuse nimel peab terroristu rangelt piirama, aga samal ajal lubab ohtlikku eset, kui see on seotud nii-öelda mingisuguse religiooniga. Kui reegel on turvalisus, siis peaks olema turvalisus kõigile. Kui reegel on nii-öelda erandite poliitika, siis tuleks see vähemalt nagu ausalt välja öelda. Ja kolmas kiht on kogu selle loo juures on institutsionaalne hirm. Tänapäeva lääne bürokraatia armastab rääkida võrdsusest, kaasatusest ja õiglusest. Aga praktikas tähendab see sageli seda, et ametnikud ja politseinikud teevad pidevat nii-öelda riskianalüüsi. Milline otsus võib mulle karjääri maksma minna? Kui otsus puudutab vähemusgruppi, võib vale samm tuua kaasa aktivistide, ajakirjanike, poliitikute ja organisatsioonide surve. Kui otsus puudutab enamuse hulka kuuluvat nii-öelda meest, ei pruugi samasugust kaitsevõrgustikku üldse tekkida. Ehk siis ei ole väga palju aktiviste, kes hakkaks valge noore mehe õigusi taga ajama. Aga jah. Võim ei jaotu nagu ühiskonnas ainult numbrite järgi. Loeb see, kellel on organisatsioonid, juristid, poliitiline toetus, meedia kõlapind ja rahastus. Teisisõnu, loeb mitte ainult see, kes on haavatav paberil, vaid ka see, kelle ümber on ehitatud mõjuvõrgustik. Ja siin tulebki mängu kuiv reaalsus. Inimesed võivad rääkida põhimõtetest, aga süsteem reageerib sageli survele. Ja surve ei ole kõigile võrdselt sama. Kui politseinik kardab üht tüüpi eksimust rohkem kui teist, muutub ka tema käitumine. Ta võib olla ettevaatlik seal, kus peaks tegutsema ja karm seal, kus peaks kuulama. Selline süsteem ei loo õiglust. See loob valikulist närvilisust. Ja lõpuks on kogu loo juures küsimus läbipaistvusest. Kehakaemaled pidid olema lahendus. Neid esitleti kui tööriista, mis aitab avalikkusel näha, mis päriselt juhtub. Mitte ainult politsei sisekontrolli jaoks, vaid ka ühiskondliku usalduse jaoks.
aga kui kõige vastuolulisematel teemadel näidatakse ainult osa materjalist, siis kaob suur osa selle tööriista mõttest. Avalikkus ei vaja ainult hoolikalt valitud katkendeid. Avalikkus vajab konteksti. Kui politsei käitus õigesti, peaks täielik salvestus seda näitama. Kui politsei käitus valesti, on veelgi olulisem, et see välja tuleks. Mõlemal puhul on varjamine halb lahendus. Aga ametlikult on kõik kontrolli all, mis tavaliselt tähendab, et keegi koostab ka uut kommunikatsiooniplaani. Selle loo suurem mõte ei seisne ainult selles, kes keda ründas või milline konkreetne politseinik millise otsuse tegi. Need küsimused on muidugi tähtsad, aga veel tähtsam on süsteemne muster, mida juhtum nii-öelda paljastab. Kui seadus muutub erandite kogumiks, hakkab avalik usaldus langema. Kui politsei kardab rohkem meediaskandaali kui eksimist konkreetse inimese suhtes, kannatab õiglus. Kui mõned kannatused muutuvad rahvusvaheliseks sümboliks ja teised kaovad sotsiaalmeedia serva, ei ole enam ausat avalikku arutelu. Ja kui kehakaamerate salvestusi näidatakse ainult siis, kui need sobivad õige narratiiviga, ei räägi me läbipaistvusest, me räägime lavastatud läbipaistvusest. Lõpuks taandub kõik väga lihtsale küsimusele. Kas riik kohtleb oma kodanikku võrdselt ka siis, kui see on poliitiliselt ebamugav? Sest õigusriik ei tähenda seda, et seadus töötab siis, kui kõik on nõus. Õigusriik tähendab seda, et seadus töötab ka siis, kui juhtum on tundlik, osapooled on nii-öelda ebamugavad ja meediale ei meeldi järeldused. Kui seda ei juhtu, siis ei kao probleem ära. Ta lihtsalt koguneb vaikselt pinna alla. Ja ühel hetkel ei usu inimesed enam, et süsteem on neutraalne. Nad hakkavad uskuma, et seadus sõltub sellest, kes sa oled, millisesse gruppi sind paigutatakse ja kellele sinu lugu poliitiliselt kasulik on. See on iga toimiva ühiskonna jaoks ohtlik hetk. Sest kui kodanik ei usu enam, et riik kaitseb teda samadel alustel nagu kõiki teisi, siis ei ole küsimus ainult enam ühes politseijuhtumis, siis on küsimus selles, kas ühiskond ise veel usub oma reeglitesse. Aga jah, aitab küll.